Tere tulemast taas Tartu kolledžisse. Tore, et teid tänaseks rohkem on saanud. Eriti tore, et ka meie sponsorid on kaasa võetud. Eile olime siin naised päris omavahel, aga täna on ka meesperet näha, nii et ma loodan, et see viimane laud seal inspireerib teid oma kaunitele daamidele hiljem ehk kingitusi tegema. Aga ma arvan, et need daamid, kes olid siin eile Keiut kuulamas ja vaatamas ja Keiu ilusaid ehteid vaatamas, on ilmselt suures osas küll ka kõik täna tagasi tulnud, sest eile oli tõesti väga Paastu Maarja päevale paslik üritus meil Tartu kolledžis, nagu teada, see on Eesti rahvakalendris üks tähtsamaid naistepühasid, kui peab taas seda punast jooki joomad, põsed punased püsiks ja kõik. Ja ma arvan, et see eilne ilusate ehete vaatamine ja see hõbeda läike oma põskede peale paista laskmine, et see mõjub meie järgmise aasta jumele ka kõik väga hästi, aga tõesti sellist südamlikku ja ka väga võiks öelda kirglikku üritust ei olegi siin ammu olnud, sest no kuidas sa neid naisi ikka nii pehmeks teed muidu kui ilusate asjadega. Ja pehmed me eile siin kõik olime ja mitte ainult nende asjade tõttu, vaid tõesti ka Keiu tõttu, kes rääkis oma tegemistest nii, nagu üks kirglikult oma asjale pühendunud inimene ikka räägib, nii et ta räägibki su pehmeks. Kui te ehk veel ei tea, siis Keiu on praegu Eestis ainus filigraantehnikat harrastav metallikunstnik ja hoiab sellisena siis või nii elus ühte väga Eesti head ja tugevat traditsiooni ja loodame, et see jutt, et sul hakkab nüüd ka õpilasi tulevikus olema, on lootustandev, nii et Keiu ei jää mitte ainsaks ja viimaseks selle tugeva traditsiooni rea peal. Aga Keiu tunnistas ka seda, et elus on ka muid kiusatusi, igasugused muud traditsioonilised vidinad ja kulinad, mida siin meie küljest täna ka palju näha on, nii et viimased aastad on ta tegelenud siis Eesti traditsiooniliste ehetega, uurinud need Eesti Rahvamuuseumis ja kõikjal mujal, kus neid näha võib. Keiu õppis metallikunsti nõukogude ajal aegses kunstikombinaadis Ars, kindlasti kõik te seda mäletate, kes te juba nõukogude ajal Eestisse jõudsite. Ja nii meistrilt meistrile on ta need oma oskused omandanud. Ja eile peale siis seda filigraani juttu saime me igasuguseid kasulikke näpunäiteid ja õpetussõnu, et kuidas ehetest hoolt kanda või kuidas neid kanda või mis nad on ja siin Keiu alustasime oma pildisessioone ja nägime väga põneva ajalooga ehteid Urve Karuksil oli üks hästi hinnaline ja huvitav kaelaehe siin kaasas. Ja täna läheme siis edasi jälle Eesti traditsioonidega, nii et Keiu räägib meile siis täna kihelkondlikest ehetest. Palun. Tere õhtust. Siin on mul eilne klaas. No, homme on 3 äkki. Tere õhtust veel kord. Täna ma siis räägiksin, kuidas mina langesin kihelkondlike ehete kütkeisse. 1. aprillil on kohe Tallinnas tulemas näitus 3-nädalane, kus on ülevaade siis kõikide kihelkondades esinevatest ehetest ja ka fotonäitus. Ja ma võtsin nüüd selle näituse nagu kaasa ja ei peagi siis nüüd kohe 1. aprilliks tulema Eestisse, et teeme siin ühe näituse kiire ülevaate ära. Ja eile ma rääkisin filigraanehte-kunstist, kuidas mu algus nooruses oli selline õnnelik juhus, et sattusin Ede Kurreli koolkonna õpetajate, tema järgijate ja tema jüngrite käe alla ja olin väga omas elemendis, tundsin ära, et see on minu rada ja nii kaua ma siis filigraani tegin, kuni iga suurem laulukoori üritus pani mind rohkem mõtlema, et ikkagi rahvariided, aga miks ei ole ehteid ja lõpuks läksin siis Eesti Rahvamuuseumi hoidlatesse hõbedakogusid uurima ja mõtlesin, et see on minu ülesanne
neid tehteid hakata tegema, sest et millegipärast ei ole neid veel tehtud ja kui ma siis neid laekaid seal avasin ja see on mõistetamatu, kui palju need tehted räägivad, kui palju nad laulavad. Nendes on mitme põlvkonna informatsioon. See on täitsa fakt, nii et kindlasti soovitan oma esivanemat tehteid kanda, seal on palju energiat tema emotsioonidest, tema lauludest, tema pidulikest hetkedest. Ja kui te ka mõtlete, et võiks midagi oma lapsele või lapselapsele kinkida, siis kõigepealt ikkagi ärge unustage iseennast, saate oma laulud sisse kanda ja siis alles pärandada, siis tekib see pärand. Ja nüüd ma siis lähme siis jalutama mööda Eestimaa kihelkondi ja pärast saate te kõike seda materjali vaadata laua peal olevate tehete pealt, mille tagaküljes on jälle need kirjad, millises kihelkonnas on just need tehted levinud ja siis me vaatame, kuidas meistrid Tallinnas tegid, missuguse käekirjaga, millised nad Pärnus tegid ja põhilised tehtemeistrite piirkonnad olid siis Võru, Tartu, siis oli Paide ja siis läks üles Rakverre, siis oli Tallinn, Tallinnast alla väga väike peatus oli Haapsalus, siis oli Viljandis ja siis oli Pärnus. Ja ongi kõik. Et niimoodi siis külarahvas kas korjas raha kokku, et minna meistri juurde, hoidis raha kokku, ikka unelm oli 9 lehma väärtuses ehteid lõpuks linna peale saada, et kas siis mindi meistri juurde tellima või siis külade laatadelt, kuhu siis meistrid saatsid oma töid, et niimoodi siis kogunesid ehted ühte taluperesse. Et siis kihelkondlik ehete kütt käis ja nemad on minu kaitseinglid, üks on Eliise ja teine on Eliise sõbranna. Ja Eliise oli Kleini aedniku tütar ja hiljem elas väga huvitavat elu ja meie olime ühel ajal väga suured sõbrannad, meie hinged olid täiesti ühevanused. Tema oli sündinud 1902, aga mina 1962, nii et aeg ei määranud siin mingit rolli. Kihelkondade kaart on laua peal ja kui te võtate blogi või väikese reklaamiriba, siis saate te kohe vaadata seda ka minu blogist, et hakkate näpuga järgi ajama, mina olen sellest ja seal sündis mu sugulane, mis ma talle kingin ja nii edasi. Hakkame siis neljasilmaliste preeside levikuga pihta. Neljasilmalised preesid olid Tallinna meistrite ja põhiliselt Tallinna meistrite tehtud. Ja kui need neljasilmalised on siin nüüd all nurgas 2 pilti, siis läheme lähemale, et on selline asi nagu neljasilmaline Põhja-Eesti tüüpi prees. Miks on ta Põhja-Eesti tüüpi? Sellepärast, et Põhja-Eesti meistrid seda valmistasid. Ja kui nüüd korraks vaatame seda pilti tagasi, kus on see nupp, siis saab siit praegu näha, et need suuremad mummud on siis sellises piirkonnas esines Põhja-Eesti tüüpi ja näiteks Hiiumaa inimene võib öelda, ei, mina olen üldse Hiiumaalt, mina ei ole Põhja-Eesti tüüp või et Pärnus nüüd neljasilmaline, et tapappi, et mina nüüd olen Pärnu inimene, aga tegelikult jõudis Tallinna meistri töö siis Pärnusse ja Pärnu rahvariidel võib olla väga edukalt näiteks Põhja-Eesti tüüpi neljasilmaline prees. Ja 18. sajandil, need ehted kõik puudutavad 18-19 sajandid, mis kujunes kus ka välja rahvarõivas. Et 18. sajandi alguses oli moes kõiki hõbedast ehteid kullata, aga hiljem see kuldamine, loobuti kuldamisest ja ikkagi hõbeehted jäid. Nii et kõik ehted, mis siin laua peal on ja mis rahvarõivaste juurde kuulub, on siiski hõbedast. Ja siin on ta nüüd algne sellest, mis ma nüüd koopia valmistasin,
et ta oligi kullatud alguses, see on 18. sajandi neljasilmaline. Ja kui need silmad on nüüd hästi lähedal selle sõle suudmele, see tähendab seda, et see on see varajane neljasilmaline, aga mõned preesid, kus te näete, et nad on hästi eemale sõlekehast läinud, see tähendab, et ta on juba 19. sajandil valmistatud. Ja siin nüüd on see värvi mõistatus, et mis värvi see preesi silmad nüüd võiksid olla. Et siin on nüüd nii, et inimesel ei olnud raha osta punaseid silmasid ehk kive siin, klaasi tegelikult. Ja siis oli ta nii nutikas, et pani punase kanga valge klaasi alla ja siis tal olidki mängult punaste silmadega neljasilmaline prees. Siis siin on nüüd Haapsalu vaimustus. Ma olen ise Haapsalus õppinud ja lapsepõlv, nooruse iga on ka ikka Haapsalus möödunud ja see on Haapsalu toomkiriku roosakna põhi, mis on roosakna kavand, see on Haapsalu muuseumis ja siis tegin Haapsalule neljasilmalise preesi. Ja siin pildi peal valges kleidis tüdruk on minu vanaema Marta ja minu vanaema Mari. Ja siin nüüd on lihtne neljasilmaline prees ja see oli väga populaarne, tähendab, teda arvatakse, et ta on tulnud Lätist. Aga üle vee on paljud asjad tulnud, nii et selle lugu on siis niimoodi, et värvid, kus on ikkagi punased, on siin originaalnurgas on 2 rohelist, et värvid rohelised siiski arvatakse, et tulid Läti poolt, et Eestis oli ikkagi kas läbipaistvast või punasest klaasist valmistatud ehted. Siin nurgas on ka, vasakus nurgas on ka kullatud üks variant, et kes soovib ka 18. sajandi alguse riideid omale teha, kuigi originaale nagu eriti säilinud ei ole, et aga siis võib juba kullatuna seda ehet kanda, et see ei ole üldse halb. Ja Põhja-Eesti tüüpi ja Põltsamaa tüüpi preesi leviku kaart on siin. Et kui nüüd on soovi rinda panna suurt kuhikut, siis tegelikult võib ka rinna peale panna hoopis Põltsamaa tüüpi preesi. See on sama ülesannet täitab, mis kuhik ja on väga armastatud prees just Kesk-Eestis, sest et ta sealt kujunes Põltsamaa Paide meistrite poolt said alguse. Ja siis on teised on Põhja-Eesti tüübid, siis erinevad variandid, mis olen leidnud ja siis silmadega. See on nüüd Põltsamaa tüüpi preesi kõige vanem üldse joonis, originaali pole säilinud ja see on 1789 Paide meistri Kristjan Rottermanni poolt valmistatud ja ta on Kattenbergi mustriraamat, on üks selline tark, üks juveliir omal ajal, kes joonistas huvitavamad mustrid üles ja ongi selle Kattenbergi mustriraamatu järgi valminud siis Põltsamaa tüüpi prees. Ja siis järgmine, et võib olla kuhik või Põltsamaa tüüpi prees näiteks väga paljudes kohtades, et siis ei pea nagu kuhikut olema. Siis on Põhja-Eesti tüüpi prees väga armastatud preesiliik ja Põhja-Eesti tüübi eripära on siis see, et temal on sõlesuu kaunistatud sellise punutise ringiga ja see on väga palju levinud, kui ma nüüd siit tagasi lähen, siis tavaline Põhja-Eesti tüüpi prees on suured tumedad täpid. Ja sinised täpid on näiteks Põltsamaa tüüpi prees, see on väga armastatud ehe. Ja mis siis on sees tühi ring, need on siis silmadega preeside levik. Et see sama variant, kus siis on nende nupukeste asemel on nüüd silmad peale pandud. Ja prees on siis iseenesest sakilise servaga ehe ja siis võibki tema kohta öelda prees ja kui on sileda servaga ehe, siis on sõlg.
Ja see on siis see vaese inimese silmadega prees, aga ajad on lihtsalt selle värvi ära kulutanud. Aga kunagi ta ei hiilgas ja kõik uskusid, et ta ongi punaste silmadega prees. Et selliste originaalide järgi ma nüüd valmistan. Sellised suured fotod on siis seal näitusel väljas ja kõrval on siis need taastatud. Ja see on siis tore leid, mis on Põhja-Eesti tüüpi prees, aga leitud on Hiiumaalt ja sellist preesi üldse ei olegi Eesti Rahva Muuseumis, niimoodi ma ta sain ja taastatud on ta siis siin. Jäätüki peal suve ajal tehtud, sügavkülmast võtsin. Nii, ja siis sai valmis selline Põhja-Eesti tüüpi prees, see oli Esimese Vabariigi ajal üks väga tubli etnograafia koguja ja metallikunstnik Otto Tammeroid, õppis Saksamaal metalli ja tuli Eestisse tagasi ja 38. tegi oma töökoja ja Südame tänaval oli tal oma ilus metalliehistööde ateljee. 41. pidi ta Vene sõjaväkke kuidagi sattus ja on tundmatu haud Venemaal praegu ja Targu viis ta siis oma kogu, mis tal oli väga suur kogu ja oli Eesti raadil oli üleval näitus. Võib-olla ka täitsa, ma ei oska selle tõesti öelda, kas see oli ainult üks selline hetke ajal näitus, et see kogu oli siiski Otto käes ja viis selle 3 oma õdede-vendade kätte ja 1/3 on nüüd säilinud. Ja mina hästi tunnen seda kogu ühte järglast ja mul õnnestus neid originaale näha, nii et ka palju on erakogude originaalide järgi on valminud ehteid ja see on nüüd Otto kogust. Ja sõle vitsa peal on 2 püstise pulga vahel kaldrist ja see tähendab jõukust ja viljakust, et seda võib krõllikehale või ikka vitsadele pandi peale või tool tehti puust valmis jälle selline 2 püstise pulga vahel kaldrist, sellesse usuti palju. Ja see ongi siis see, peale märtsi pommitamist sai tema ateljee tabamuse ja see on siis ära põlenud. See prees, mille järgi ma valmistasin siis, taastasin. Siin on veel silmad peal, nii et mul on veel palju tööd veel teha, et ka see prees on siin olemas praegu laua peal, et saate vaadata ja siis nende mummukeste asemele mõelda, kuidas siis võiks ta välja näha, kui siin nüüd oleks need kivid. Pärnu tüüpi prees on selline huvitav, et temal ei ole suu ümber ilusat iluvitsa, vaid on suuserv tõuseb nagu ülespoole. Ja siin on nüüd kaardi peal täpid, kui seest tühjad, need on silmadega prees ja väiksed mustad täpid on siis tavaline. See on tavaline. Mul õnnestus saada, võib arvata, et see võis Otto kogus olla. See on ülemöödunud sajandi terase vorm, mis oli päris ära roostetanud, päris väsinud ja ma sain selle ära restaureerida ja õnneks on ta nüüd jälle tagasi, nii et kui kaua see vana tsaariaegne vorm muidugi kestab, on võimalik, et ta ühel päeval lihtsalt pressimise käigus võib minna pooleks, aga praegu ta veel on täitsa olemas. Et see on nagu ülemöödunud sajandist üks väike hõige. Ja Pärnu tüüpi prees silmadega. Kui te sellise ette panete, ma ütlen, et garanteerin, et te tunnete ennast palju pidulikumalt ja ma soovitaksin iga päev käia selliste kihelkondlike hetega, sest et vanasti, kui ikka välja mindi, siis mitte paljarinna, aga kurguhelmed olid seal raudnael juba, kui tüdruk sündis. Siis järgmised olid kaelahelmed, mille vahel oli hõbe väikene vits, õlg oli kurgu all. Siis oli silmadega prees, siis oli kuhik, siis olid hõbeketid, siis olid sõrmused, siis hõbekettide otsas rippusid kannaga rahad, kandade rahade, kui ikka veel raha jälle korjati kokku, tulid kodaratega rahad ja ülevalt alla idapiirist oli ka naistel kõrvarõngad.
ja siin on nüüd see Vana-Pärnu tüüpi üks leid. Siin on nüüd hästi kaugel need silmad ja see tähendab seda, et ta on 19. sajandil kindlasti valmistatud. Et see on siis, ja minul on selline 18. lõpp ja 19. algus, et päris eemaldunud veel ei ole. Aga mina nagu ei muuta, ei taha neid mingil moel, sest et need on nüüd otsekoopiad ja tegelikult rahvariided on ju ka originaalid ja neid ka tegelikult ei ole mõtet muuta, kui on olemas originaalid. Need on meie esivanemate poolt välja mõeldud ja mustrid kõik tähendavad midagi ja värvid midagi ja et see on lihtsalt niivõrd suur ilu, mida võiks ainult korrata ja rõõmsalt edasi kanda. Minu meel on niimoodi. Akantuse motiiviga ja romantiline vanikprees, seda valmistasid ainult Põhja-Eesti meistrid. Ja akantus on üldse kõige vanemaid preesiliike. Akantuse motiiv tuli ristiusuga Eestimaale ja vaatame, ongi akantus. Akantus on siis taim, mida raidkivis kasutati kirikus. Inimene läks siis sinna jumala sõna kuulama, aga silmad käisid muudkui ringi, et mida võiks selle kuhiku või preesi peal proovida ja nad leidsid, et võiks olla akantus, näiteks üks prees. Algselt lihtne akantuse rida on siis lame pungak, lame selline lillemotiiv, kordub pungaga ja siis selline lihtsakene, aga sobis väga hästi ka meestele kurgu alla sobib. Nii et naine oli jälle see, kes siis mõtles asja edasi, kuidas veel ilusamaks saab, et siin on nüüd 8 kanda viskav klaashelmes, mis on kindlasti tehti diili mõisateenijaga, kes siis mingi hea asja eest oli nõus elu kaalule panema ja mõisast lühtri küljest tükki tõi ära, nii et siin on nagu 2 auguga alati need, et siin all siis oli järgmine tilin ja siis oli jälle tilin, et ühe sai nagu ära napsata ja perenaine läks jälle ilusamaks. Ja siin on jälle Eesti kõige vanem mündileid, on Järvamaalt leitud, maaleiud on 2 tükki, on terve silmas üldse leitud ja mõlemad leiud on Eestimaalt pärit ja need on mündid, mis on esimesi kuninga nimedega vermitud münte Sigtunas ja Anund Jakob oli siis selle kuninga nimi ja elas ta valitses 1020 kuni 1050 Rootsimaal. Aga kummalisel moel on ainult 2 münti leitud, need on 3-kordse rariteedimärgiga. Üks on meil muuseumis Järvamaal ja teine parseldati nii kiiresti maha, et keegi ei jõudnudki reageerida ja Rootsimaal on ta siis nüüd omadega. Et niimoodi rahadega ka kaunistati seda akantuse preesi. Et akantus siis oli väiksed täpikesed siis. Et võivad olla nii meestel kui naistel. Oi, nüüd ma eksisin. Ja siis edasi on romantiline vanikprees, hästi tütarlapselik, aga need on kõik sellised väiksed preesid, mis näiteks see ja eelmine kurgu alla väga hästi istuvad. Ja selline jooksev ratas. Siis südamekujulised sõled. Südamekujuline sõlg on ka selline, mida väga võivad mehed kanda. Väga südamlik sõlekene. Ja põhilised piirkonnad on siis Kagu-Eesti ja saared. Südamekujulisel on ka mitu erinevat arengujärku, kus oli tal alguses kroonid siin olevate lindude asemel. Kagu-Eestis pandi väga palju, armastati tilguteid külge panna ja ka Saaremaal tilguteid. Ja Saaremaal oli väga populaarne see linnumotiivi kasutus ja see on ka nüüd Otto Tammeraidi ateljeest pärit. Ja see on nüüd ka siin on Eesti Panga poolt välja antud üks suurem raamat seal laua peal, et seal on kohe ka seesama pilt ja see on nüüd Jämajast. Üldse Saaremaa Sõrvesääre pool on väga uhkesti ehetega esindatud.
Nüüd tuleb üks selline seeria, kus on kihlasõled, mis on juba keskajal väga populaarne sõletüüp, kus kindlasti olid käemotiivid, mis tähendab siis sõprust ja kihlust ja kokkuhoidmist ja seda motiivi ma olen kasutanud ka sõrmusel, nii et siin on paar sõrmust ka sellist, kus siis on käte vahel veel süda ja see on nüüd leitud Hiiumaalt Kassari saarelt Sulli umbaiast kündmise käigus ja siis, kui ma ükskord olin Haapsalu Valgedaami laada, siis üks naine läks mööda, et jaa, mina tean seda Sulli peret väga hästi. Et siis ma ütlesin, oodake, pidage kinni, et rääkige mulle nüüd natuke sellest Sulli perest. Aga see ülestähendus, mis see Sulli umbaiast kündmise käigus leitud, et see on Eesti Rahva Muuseumis tegelikult. Siin on see ERM ja need numbrid, et see on nüüd näiteks Eesti Rahva Muuseumis. Seal on need kirjad, mina siin midagi juurde ei pane. Aga see on peale vihma tamme puu peal ja niisugune keskaegne mõnus. Kuidagi ilmaga soobis. Need pildid on minu tehtud, nii et ma olen nii tubli. Ma arvan, et iga ehe tahab oma tausta saada, nii et ma ei saa leppida, et keegi teine seda teeb. No vot, siin on nüüd need sõrmused, sõmad, käemotiivi kasutamine, et miks mitte abielusõrmused sellised. Aga nunnu, ma olen niisuguseid sõrmuseid ka teinud, et süda on ainult kullast käte vahel. Ja see on nüüd Kuusalu leid, kus siis öeldakse, et on käistel murtud südame lillemotiivi kasutus ja kõik need kätemotiivid võivad kanda nii mehed kui naised kurgu all. Ja iseenesest terve Harjumaa rahvarõivas võib sellega olla kaunistatud, sest et ta on Harjumaalt pärit. Ja siis tuli mu juurde ühel päeval üks mees, kes niimoodi harrastuskorras metalliotsijaga jalutab ringi ja ütles, et näed, mina leidsin selle. Et tahad, võtta koopi ja tee omale. Siis ma võtsin ja andsin esimese originaali temale ja nüüd siis saan pakkuda inimestele Tahkurannast, Häädemeeste kihelkonnast. Kunagi kuulus ka Häädemeeste kihelkonna alla ka Pärnu linn, nii et kõik see Pärnu, isegi nõksa tõstama väike servakene veel ulatub ka selle alla, kus te võiksite seda, või ka miks mitte laiemalt ka lihtsalt Pärnu kant meestele ja naistele kurgu alla panna. Taha saab graveerida armsale, kellele siis vaid või sündis minu väike armas ja minu poolt või vanaema poolt. Kõige lihtsam vitsõlg harjaga, see on üle Eesti väga levinud ja tilgutitega vitsõlg, see on siis puhas Hiiumaa hitt. Et see oli nagu eriti populaarne, see oli kõikides kihelkondades esinenud just selline lihtsa vitsõle, küljes oli klaaselmes. Ja mandrilt siis on ainult Viru-Nigulast ja Jämajast on siis Saaremaalt üks leiukene veel selline, kus nende klaaselmestega on. Ja siis võib natuke kaunistada neid samu, et siin on jälle kahe püstise pulga vahel kaldrist, et miks mitte jõukust ja rikkust omale majja soovida, see märk seda tähendab ja tegin siin ühe variandi ühe vana kraadiklaasi peal. Aga siis oli suur suvi ja mõtlesin, et mis taustaks ja võtsin sügavkülmast mustsõstrad välja ja tegelikult hästi väiksele tütrikule näiteks selline vitsõlg klaaselmega, et see on ka praegu laua peal. Aga siis, kui raha ikka üldse ei olnud eriti ja ikkagi tahaks ilu enda ümber, siis oli tsaari ajal sellised pärlmutternööbid. Need on pärlmutter, millel on siis hõbevits, väga kaunis. Miks mitte ka kullast vits. Ja jälle Saaremaal on siis see variant levinud. Aga siis teised nutikad tegelased elasid Kihnus. Nemad, originaal nüüd Eesti Rahva Muuseumis on niimoodi, et ta on keetmata kont, aga mina ikkagi keetsin ära säärekondi. Ja see on siis selle sõralise lehma oma
ja siis hõbevits ja see on tegelikult siis Hiiumaa või selle Kihnu meeste luust rees. Nemad ei ütelnud prees, vaid nemad ütlesid rees. Et see on siis Kihnu mehe rees. See on siis mulgisõlg, seda on siis mulgi, kes on mulgid, nemad panevad selle, nii mehed kui naised jälle on võtnud kasutusele väikene sõlekene sõlg, sellepärast et äärejoon on sile. Siin on üks väike kuhik, setukuhik sõlg, üks. Ja siin on Lääne-Eesti ja Põhjaranniku kuhiksõlg. Laua peal on ka just see, et saate vaadata, võrrelda, et mannekeenide küljes siinpool nurgas on Kesk-Eesti kuhiksõlg, mis on 2 senti kõrge ja 10 lai. Aga Lääne-Eesti ja Põhja-Eesti on natukene kitsam, see on 8 sentimeetrit näiteks siin, ta võib varieeruda niimoodi 5 milli siia sinna. Ja see on siis 2,5 sentimeetrit kõrge. Ja siin on kullatud variandil on, et viskab jälle väiksed 8 kanna kujulised õied. Kindlasti mindi meistri juurde ja paluti just kingimata 8 kanda, millesse jälle väga usuti. Ja kantuse väädid on mõlemil õite vahel korduvad, et need on jälle need võetud mustrid kirikust. Et väga ilusad asjad. Ja see ongi nüüd siis Kesk-Eesti 2 sentimeetri kõrgune ja lamedam. Ja see on nüüd siis natuke kõrgem. Käisin Nõval, korjasin Nõmme-Liivateed, siin Nõmme-Liivatee peal. Ravimtaimi tuleb ju alati korjata, sest et mõnikord võib talv väga pikaks minna, siis on vaja turgutada, et ei tuleks mõnda viirust kallale. No võt, siin on nüüd Saaremaa väikesed kuhiksõled. Unelm oli saare naistel neid 7 tükki teineteise alla panna, kõige väiksem käis kurgu all ja nõnda nad järjest läksid. Ja mis siis veel, kõige väiksematest olen ma sellist väikest armast asja teinud, mida te võite pärast Kaja kõrvas vaadata. Ja siin on nüüd kurguhelmed. Kurguhelmed olid siis, tegelikult ma olen nüüd siin eksinud, siin on kindlasti kaelahelmed peavad olema. Kurguhelmed olid siis nii, kui tüdruk sündis, siis kingisid vaderid helmed, kas siis helme G või üksikuid helmed, mis kohe kiiresti lükiti teinse järgi ja pandi kohe lapsele kaela ja see oli temal kuni surmani ja läks ta sellega ka järgmisesse ellu edasi. Seda ei pärandatud kurguhelmeid, kõige lihtsam valge kurguhelmeste rida. Et kuri saaks kaela kaudu naise sisse kuidagigi tulla, et see oli nagu kindel asi, mis pidi ümber kaela olema. Aga siin peaks tegelikult tekst olema üleval kaelahelmed. Ja kaelahelmeste vahele siis pandi hõbedat nii palju, kui jõukus aga lubas. Ja kui ei olnud päris raha, siis tehti pseudoraha, nagu siin pildi peal on. See on tore lugu, kuidas üks tantsujuht Läänemaalt ostis omale talu ja hakkas seda talu ümbrust korrastama ja pani aga selle hargiga seda loomalauda ümbrus, neid vanu selliseid kuhikuid proovis siis ka lamedamaks saada ja mõtles, et jälle üks purgigaas ja tegelikult oli hargi otsas siis seesama kodaratega raha, küll ta siis pärast veel ja veel proovis midagi leida, aga jäi siis sellega õnnelikuks. Ja siis tuli minu juurde ja see oligi 2 väikest kodarat siis, mis ümber raha on kaunis rida. Ta oli natukene kannatada saanud, tegime korda ja panime kaelahelmeste vahele. Kindlasti sobivad kaerahelmeste vahele ka krõllid. Krõlli kanti üle Eesti. Lõuna-Eestis olid puhtad krõllikeed, aga igal pool mujal prooviti, kui vähegi sai teda kuhugi helmeste vahele panna. Ja krõll kaitses halva ütlemise ja vaatamise eest ja metsa minnes ussi eest. See on jälle Eesti Rahva Muuseumis üles tähendatud.
Ja mina nüüd olen veel ka kaunistanud krõlli keha veel vanade vöö- ja kindakirjadega, et paar tükki on seal laua peal täitsa olemas, kes soovib, võib omale muretseda või tellida minu käest. On ka, siin on samuti nüüd, et kaelahelmeid kanti neid värve, mis värvi olid tikandid või seelikud riibud rahvariide sees, et kui oli rohkem ülekaalus punakat, siis ikka pandi punakat ja kui oli sinakat, siis pandi sinakat ja võis ka rohelist, aga põhilised toonid olid valge, must, punakas, pruun ja sinine. Ja võis olla ka üksikuid merevaigust helmeid ja need olid siis mälestused veel eelmistematest aegadest, mis olid veel järgi jäänud. Aga siin on nüüd jälle selline lugu, et päris ehtne Katariina on siin sees, Katariina raha, aga ta oli kulunud niivõrd, et enam polda eriti aru saada, et mis seal on ja see on nüüd vanameistri üle graveeritud Katariina. Et kuidas jälle leiti, et ikkagi saab asja veel ilusamaks teha. Ma siin vaatasin ühel päeval mõtlikult Nikolaid, et võiks ju talle ka mingi tuka ja niimoodi rõõmsamaks teha, et nii tõsine tegelane. Aga siin on lihtsalt üks variant krõllidest. Irve pargis tegin ühel talvel, vaatasin, päike on väljas, aga tegelikult, kui ma seal pilte tegin, siis hakkas esimest korda elus pealagi lausa külmetama, et oli ikka tõesti külm ilm. Ja siis vaatame edasi. No siin on nüüd krõllid, näiteks üks vanaema tellis sellise krõlli siin keskel, et kirikuraamatust üleskirjutused, kes seal olid siis. Et oli Hans ja veel keegi, ma enam nüüd täpselt ei mäleta, aga et teismelisele tüdrukule kaela, et küll ta siis kunagi ikka nad selgeks saab, kes need esivanemad olid, et üks võimalusi näiteks. Tellitakse palju ka, kui lapseke sünnib näiteks, siis tuleb see lapse nimi sinna ja kui ta on 2 auguga, nagu see keskmine suur siin on, kus need nimed peal on, kui siis see kett niimoodi läbi läheb siit, siis sellele võimalust ei ole kuidagi ära kuluda. Ja lõpuks, kui need krõllid on krõlli vastas, siis ütleme 300 aasta pärast hakkab siia tekkima mingisugune väike täpikeste rida, sest et siis läheb krõll krõlli vastu ainult siit kohast. Et ma olen Eesti Rahva Muuseumis näinud niuksi liblika tiiva õhukeseks kulunud neid kohti ja kirjas on, et 4. põlv. Siis vaatame midagi. Siin on ka veel üks nõmmeliiva sees. Siin on nüüd üks päris kullast ja ka kaetud siis vöö- ja kindakirjadega 8 kannad ja nii edasi. Aga kui ma Eesti Rahva Muuseumis käisin, siis ükskord sattusin selliste tegelaste peale. Neid on üldse 5 erinevat leidu. Need on 14-15 sajand Vaip, Seeliku all servas olev ehterida. Nii et kui naine ka kõndis, siis oli kaugelt, on jälle selline üleskirjutus, et kaugelt oli kuulda, et kõlin ja kolin, et ta tuli. Ja usuti, et aitas maa poolt siis tulevate kurjade jõudude vastu ja eriti hästi olevat roosi eest kaitsenud. Ja üks inimene siis teadis öelda, ka roos tuleb ju vihastamisest, et ära siis vihasta. Aga siin on siis nagu kaelaripatsiteks tehtud, et kellel jõukus lubab, saab need hõbeplaadid siis õmmelda motiivi vahelt siit seeliku külge, niimoodi nendest siit vahelt, taga on ööside rida, pael läheb siit öösidest läbi ja niimoodi siis võiks üks seelik, näiteks Vaip seelik välja näha. Aga see on Saaremaa malid. Saaremaa malid olid siis Hispaania mood, mis jõudis Saaremaale üle vee ja õmmeldi abude külge. Abud on siis Saaremaal väikesed vestid ja siit õmmeldi siis vesti külge rindade alla. Ja siit läksid siis punane pael läbi, aga 20-ndatel mäletasid vanemad prouad, et siiski olevat see punane pael läinud ümber naise keha ja alles siis sõlmitud on kokku. Et tekkis selline korseti moodi ilusti ümber piha ja selline mustjalas näiteks on neid motiive
teineteise järgi 3-4, võib-olla isegi 5, et tõmbab siis nagu sellise korseti moodi kauniks naise piha. Ja see on nüüd Teine Saaremaa Mustjalas levinud malid ja need olid siis Püha kihelkonna malid ja siin all on jälle Otto Tammeraidi ateljee peale märtsi pommitamist, siis veel selle järgi nagu sain valmistada. Siin on nüüd Haapsalu toomkiriku roosakna motiivil valminud kannaga raha ja kannaga raha on siis raha, millel on pandud taha kand, et saaks kaelas kanda. Ja üks võimalus, kui ei ole inimesel näiteks raha või ta ei soovi mõnda varianti, et see on nagu üks võimalusi, mida võiks kanda. Roosakna sõnum on päikesevalguse sümbol ja tuletab munkadele meelde nende vaikimisvannet. Mina isiklikult sellest ei tea tuhkagi, sellest vaikimisvandest, aga ta on väga selline sõbralik ja armsakene minu meelest ja see on ainult joonisena säilinud Haapsalu muuseumis. 1700 keskpaigas hakati arutama, oli põlenud Haapsalu toomkirik oli põlenud Haapsalu piiskopi linnuses ja 150 aastat muudkui mõeldi, et mida võiks ja kuidas need rahad kokku saada ja kõigil oli toss väljas ja siis, kui oli vaja see roosaken ehitada, siis öeldi, et selle jaoks enam raha ei ole ja läks see joonis sinna muuseumisse ja tehti selline lihtsam, mis nüüd on, et see tegelikult algne kavand on, ma olen päris kindel, palju kordi ilusam, aga nõnda ta on ja selle taha saab nüüd selle kannaga, raha taha saab, roosakna taha saab väga ilusasti graveerida igasuguseid soove ja mul on seal ka 2 tükki, kus on kuhiku õiekene taha graveeritud, et oleks lihtsalt niisugune mõlemilt poolt vaadeldav. Ja niimoodi selline ta siis ongi joonisena Haapsalu muuseumis. Ja sellest samast on siis nüüd tehtud vitsõlg Haapsalule. Olen ma ise õppinud Haapsalus, et siis ma leidsin, et võiks, sest et Haapsalust on ainult lihtne vitsõlg üldse säilinud, seal oli Ratsleri nimeline meister ja ükskord ma Jüri Kuuskemaa käest küsisin, et jumal küll, et aga kus nad siis siin nüüd töötasid ja siis ta ütles, et Ehte tänavat sa siis ei tea või see oli kõik väga loogiline, et miks on üldse vaja sellist küsimust esitada. Et loogiline, et kui on Ehte tänav, siis järelikult ta oli kuidagi Ehetega seotud. Ja siis kodaratega rahad. Kodaratega raha on siis kõige pidulikum rahakaelas, kus siis on kaunistatud raha välis kaunis mustriga ja kui on jõukust rohkem, siis või isegi 2-kordsete kodaratega kaunistati raha. See on nüüd jälle Otto kogust kõik see peotäis. On siin Peeter ja on Katariina ja veel kord Katariina. Ja seturistid on siin. Siin on nüüd inimesed soovinud näiteks omale kodaratega raha, et tegime siis sellise variandi, kus siis on Nikolail ümber üks rida kodaraid. Et siin on niisugune taimornament ümber graveeritud ja siis ma ükskord mõtlesin küll, et teeks sellele mingid lokid pähe või midagi. Et teeks ta midagi vahvamaks, et on nii tõsine nagu... Siin on nüüd väga palju on inimestel merevaiku keesid ja vanadel kaelahelmestel on tihtipeale merevaiku ka muuseumis kogudes, et kui te näiteks sooviksite rahvariietega midagi kanda, siis ma soovitaksin helmekeesid vahele panna ja siis natukene hajutada seda merevaiku, sest et siis on ta nagu mängult oleks keegi esivanem pärandanud 17. ka 18. sajandist. Ja siin on nüüd kullatud ja kuld natuke maha võetud, et oleks nagu kiire hüpe, 100-aastane hüpe, et ei jõua ju oodata nii palju. Et siis oleks nagu
nagu oleks keegi kaugelt ajast pärandanud. Ja siin on üks tore lugu, kuidas 18. alguses ma rääkisin, et oli kuldamine moes. Inimene tõigi mulle vana kullatud Katariina ja jootsin nüüd talle kodarad ümber ja õnneks, jootmisega ma kartsin, et see kullatud pind kaob, aga siiski ta jäi nii palju järele, et nüüd tekkis selline huvitav kodaratega raha. Ja siin on üks väga ära kulunud Katariina, mis sai üle graveeritud. See on täiesti siin praegu olemas, seal Saaremaa naise punaste helmeste vahel. Et päris raha ja natuke kaunistatud. Vot siin on siis Eesti raha, aga kõik need tööd, mis ma siin olen teinud, on ikkagi jäänud, ma olen jäänud ikkagi hõbeda juurde ja ma ei tee muust materjalist. Kodaratega raha see on nüüd Haapsalul oli üks konkurss ja siis see on selline erand, et tegelikult ikkagi alati oli äärevits olemas. Nagu siin näiteks, eks, et aga üks väike patuasi nagu. Ja kannaga raha varajasemad on sellised, kus oli veel rahal ümber väike punutis, see on siis nagu 18. alguses oli siis selline äärevitsakene veel ka kannaga rahal. Ja see on nüüd kõige vanem Eesti muuseum, Eesti Rahva Muuseumis kodaraha, kõige vanem kodarraha muster, mis ma siis kordasin. Aga sellised kodarahad on ka liikvel olnud. See on nüüd originaal, seda ma ei ole, vaid ma panin ise siin need vanad rahad ja krõllid juurde ja inimene soovis lihtsalt, et oleks nagu komplekt, et ma siis tegin selle komplekti. Inimese enda poolt olid helmed ja minu poolt oli ülejäänud hõbe. Ja kaelahelmeid ja kurguhelmeid ma teen siis ka nii, et seal sees on 2 rida metalli, mis on kaetud silikooniga ja hõbelukud, et oleks võimalikult pikalt ja korralikult kestev, et kui tal on, nagu vanasti pandi takupael ja oli tal veel vahatati, et oleks kuidagi libedam, sest et klaas ja poolväärist kivi võib selle takupaela küllaltki ruttu ära süüa ja täpselt samuti kanna ümber nüüd siin, ka samuti metall võib seda kanna nurki hakata kulutama, et sellepärast pandi siia sisse vanasti kasetohtu või nahka ja pandi munavalgega veel kokku, et liimiks kinni ja mina panen tänapäeval siia keskele ühe väikse pärli lihtsalt, et siis ta ei söö seda kanda ära. Seesama münt teiselt poolt. Et see on ka nüüd üle graveeritud tegelane. Päris huvitav. Ja siis, mis siis meestehted olid? Kindlasti lihtsad vitsõled, aga siin on nüüd Hiiumaa mehe pannal selline tore. Siit läks siis nahköö edasi. Ümber mehe. Et see on nüüd üks leid, mis siis proovisin muuseumis oli, Eesti Rahva Muuseumis oli see on erakogu oma, et siis proovisin kokku panna. Et väga mõnus. Ja kui ma siin Haapsalus seda roosakent uurisin, siis jäi raamatusse pilk peale sellisele, seda pilti mul siin ei olegi. See on siis 11-12 sajand, mis siis on Haapsalu lähedalt rahapajast leitud ehtelaeka kaunistus. See nüüd ei puuduta üldse kihelkondlik ehteid, aga kuna ma Haapsalus olen õppinud, siis ma selle ära tegin, tahtsin lihtsalt, et originaal on Briti muuseumis
leid oli nii, et mehed tõid siis linna Kullasepale, et teeks midagi naistele ja või ma ei tea, siis võib-olla endale või. Aga Kullassepp nägi, et liiga ilus asi ja andis oma poisipõnnile mängida ja nõnda siis üks teadma mees, kes asjast aru sai, et on väärtuslik asi, tegi Kullassepaga kaupa ja ostis need ära ja juba sõitis üle vee ja viis, nii et Briti muuseumis saate seda Haapsalu aardeleidu näha. Algselt ta oli ehtelaeka kaunistus ümber, motiivi oli väga väiksed naelaaugud ja ta oli siis nagu ehtelaeka kaunistus olnud. Ja see taimväät siin ümber siis viitab sellele ristiusu tulemisele ja selle mõjule tegelikult on siuke küllaltki skandinaavialik draakon, kes sööb oma saba, kõik see sõnum siin peab tähendama ajaratast. Ja siis seal laua peal on ka pilt, kuidas on Liivisõjaaegne maaleid Järva Madise kandist koos krõllidega tuli välja, mina uurisin seda pilti rohkem sellepärast, et vanad krõllid tulid jälle maa pinnale tagasi ja õnnestus sellest üks vorm võtta ja see on nüüd originaal, mul ka koopia on siis võimalik saada, kui soovib keegi, see on küllaltki mehelik ehe, aga ka miks mitte naised, kes armastavad suuri ehteid. Et on pilt ja on koopia mõlemad sealt tagalaua peal. Aga siis ma ei tea, kas kedagi võiks huvitada, lähme kiiresti filigraanist ka üle. Et näitan lihtsalt, et mina teen ainukesena veel, olen see, et oskan siis nagu, olen kooli saanud õpetust siis vanade filigraanimeistrite käest, kes siis 30ndate alguses tuli Eestis täiesti uus ehteliik nagu filigraanehhtekunst ja selle filigraani rajaja, ehtekunsti rajaja oli Ede Kurrel, kelle juba 37. aastal tema töö Pariisi maailmanäitusel sai teise koha, nii et väga kõrge lend ja väga eripärane lähenemine filigraanile oli just see, et väikestest õrnadest motiividest joodeti kokku ehe, mis siis koosnes mitmest erinevast väiksest motiivist, kaunistati motiive hõbe või kullast kuulidega ja need ehted olid ka mitmetasapinnalised, et pandi ka üks motiivi veel teise motiivi peale ja tekkis mitmetasapinnaline ehteliik selline ja ruumiline ehe ja kõike seda tööd tuleb nii korralikult teha, et kindlasti seda saaks kanda järgmine põlv. Nad ei ole just päris igapäevaseks kandmiseks, aga kui ilusti hoida ehed, siis kindlasti kannab seda 2 põlve inimesi. Et siin on filigraanist, sõrmus on päikesekivist ühest vana proua sõrmusest, lihtsast, millele siis inimene soovis midagi kaunist peale, et siis on natuke klotseri moodi. Või siis lihtne võru ümber sõrme, mis on täidetud lilledega ja labradoriit on siin kiviks. Lihtne hõbedast lehestik ümber sõrme. Hakkan nüüd õpetama, sain akadeemilisi tunde Viljandi kultuurikolledžis, kus on metalli töökoda avatud, juba metalli rahvuslik osakond, kus siis kutsuti filigraani õpetama, nii et jumal tänatud, natukenegi saab äkki elu sisse filigraanile. Sest praegu mul on ateljee vanalinnas ja mul on vastas mul on 2 laudas minu ateljees ja kui ikka keegi ei taha tulla, ega mina ka kedagi ajama ei hakka selle laua taha, nii et ei ole midagi teha, kõigi õppida ei taha, siis ei ole midagi teha. Siin on siis rubiiniga üks sõrmusekene või siis on suitsukvartsiga selline suurem klotseri moodi, aga väga ruumikas ja pitsiline. Siin on Gustav Klimtile mõeldes, käisin Viinis ja sattusin vaimustusse tema maalidest. Või siis lihtsalt täiskullast üks selline rubiiniga sõrmus.
Ja siis ristimotiivid. Hõbe ja kulda kasutan koos sellepärast, et mulle hirmsasti tekitab kuidagi soojema tunde ja ta ei ole nii väga kuldne ja ta ei ole väga hõbedane, et ta on natuke antiiksem või minu meelest nagu väärikam või kuigi nüüd see on puhtast hõbedast. Et nii ja naa, igat moodi. Kuidas aga aega on ja fantaasia lendab nõnda, siis jälle saab teha. Aga väga ilus vanaaegne, see on käsitsi tehtud see kude siin. On ju ilus. Et see on mul kohe väga ilus. Siin on üks õrn diskreetne ristimotiiv. Õnnerottad, väikesed sellised, mida võib ka suuremaks mõelda, et on ümber sõrme, aga siin on nad väikesed, mis on pisike rattakene keskelt läbi ja ripatsid kullast ja hõbedast. Siin on ehte komplekt selline, et kaared on kullast, muidu on hõbedast. Ja siin on näiteks, kuidas ta mitme tasapinnaline on, et see motiiv siin on täiesti eraldi peale pandud, ka samuti see kaareke. Et see on siis 2 tasapinnaline ehe. Siin on lihtne ümber kaelakee ja käevõru. Küllaltki keerukas teha, et korrata kogu aeg ühesugust ehte kujundit, et vaadata on väga nagu lihtne, aga teha on päris. See on nagu soki tegemine, eks ju, et teine sokk peab täpselt sama suur tulema kui esimene. Aga siin on natuke udune pilt, see tuleb ära parandada, sealpool on natuke parem, aga tegelikult ta enam-vähem ongi udune, see on veel üks ennem digifotoaega, et proovisin siis nüüd siia panna, aga et need pildid on kõik ümber võtmata tegelikult, mis oli ennem digifotoaega mul. Kõrvarõngad, sellised ja teistsugused. Ja nüüd seal on väiksed ribad laua peal, kus siis on ka kirjas minu telefoninumber ja minu nimi ja siis see blogi, et kus te saate ka kõiki neid kaarte vaadata ja näppuga järgi ajada, et mida osta endale täna ja mida siis osta omale homme. Vot nii, ja siis on veel üks filmike, kes soovib vaadata, paneme selle taustaks keskaja metalli tööd ja kuidas nad siis, ka mina sealt keskajast läbi vilksatan ja et see, kes tahab vaadata ja siis, kes tahab küsida ja pildistame ja homme jälle siis. Ma usun, et Keiul on kindlasti ka küsimusi. Kas see sõna prees on eestipärane või tuleb see kusagilt mujalt? Kas te teate? Ma lihtsalt tean seda, et seda on mitmesajad aastat kasutatud meil Eestimaal prees. Kui võtta nii, et ta ikkagi 13. sajandist tulid ehtemeistrid ja on ka ennem meil nendel sajanditel siin töötanud Eestimaal meistrid, siis nad olid ju kõik saksa soost ja olid ka rootslasi ja nii edasi. Nii et prees, ma tõesti selle kohta ei saa öelda praegu midagi, aga ma tean seda, et mitusada aastat on sõna preesi Eestimaal kasutatud. Ja prees tähendas sakilise servaga ehet. Tähendab, eesti keeles on see sakilise servaga. Kõik, kes teavad, mis asi on prees, siis kõigil tuleb silmade ette sakilise servaga rahvarõiva juurde kuuluv ehe. Aitäh! Palun. Nii veel. Mul oli huvitav, nii nagu te seletasite, et neid asju osteti ükshaavalt. Näiteks kui 100 aastat tagasi keegi oleks omale väikse söle
ostnud, kas oli siis kuuteenistus või kui kohutav see asi oli? Ja terve rinnatäis oli enam-vähem 9 lehma väärtuses. Ja üks lehm maksis 5 rubla ja selle järgi siis sai nagu vaadata, et 40 rubla eest oli siis enam-vähem naisel rinna peal. Et need komplekt maksis 40 rubla ja 5 rubla oli lehm. Need 8 lehma eest sai siis lubada? Jah. Väga põnev. Ja, aga seda korjati aja jooksul, eks ju, seda kindlasti korraga ei saadud lubada. Samas võiks ju arvata, et Eesti rahvas elas siiski muld põranda peal. Ei olnud seal jõukust nii väga kuskil, aga 9 lehma eest hoiti ikkagi raha kokku ja sellest usuti väga, sest et ta kaitses vaatkandjat ja tüdruk läks selles peres kindlasti ludinal mehele ja mehel oli väga uhke oma naist demonstreerida ja kõik said aru, et see pere on rikas ja positsioon oli nagu parem selles küla kogukonnas. Kas ja kui palju nende meistrite kohta on uurimistööd tehtud? See on täiesti, ma arvan, et korralikult ja nende kohta on väga palju raamatuid. Ja minu suur sõber on Kaalu Kirme, nii et tema on nagu jumal taevas minu jaoks, nii et kui ma midagi ikka ei tea, siis ma kohe helistan talle ja ta on praegu 85-seks saav härrasmees, kes on meie õpetaja-professor, kes on tohutult palju materjali läbi töötanud, tohutult palju raamatuid välja andnud. Ja tema veel ütles, et kui sa tuled tagasi, vaatame koos pilte, mis sa tegid, et vaatame, äkki leiame midagi veel. Sest et nagu siin see Hiiumaa Põhja-Eesti tüüpi prees oli selline leid, mida ei olnud ennem nähtud, et ikka on lootus, et midagi veel tuleb. Nagu see Pärnu 6 käe motiiviga ilus väikene vitsõlg, et kindlasti. Et mul on palju, ütleme umbes 10 varianti on veel ehtet pooleli, praegu on laua peal üks suur 15 sentimeetri läbimõõduga Võru kuhik. Naine juba õmbles jaki valmis, kõik on selline tühi ja tuul ulub sees, sest et lõige on selline, et siin sees peab olema 6 sentimeetri kõrgune ja 15 senti lai kuhik, pool jääb sisse, pool jääb välja hiilgama. Setu asjad on väga paljud, praktiliselt ei olegi tehtud, pooleli on laua peal, aga peab laulupeo ajaks valmis saama. Pääsu ei ole. Ja et laulupeo ajal on avatud ornamentaalne selline näitus, mis on kunstihoones Tallinnas Raekoja Vabaduse platsi peal. Ja see on just laulupeo ajal üleval, ma arvan, et on 6 aega, 27. ta avatakse ja seal on Eesti parimad meistrid kohal. 4 on kutsutud, mina olen üks 4, nii et mul on väga hea meel selle üle. Nii et kellel on tulemist, siis 27. juunist on siis näitus üleval. Võib arvata, et 6 aega praegu täpselt ei tea, ma elan niimoodi päevakaupas, mul on esimene näitus 1. aprillil. Ja siis see peab olema korralikult tehtud, siis peab ruttu laulupeo asjad valmis tegema ja nii edasi. Peale laulupidu ma võtan ratta ja sõitan ära Hiiumaale, nii et. Aga ma võtan ehted kaasa, nii et kui te olete Hiiumaal, soovite midagi, siis võib enam-vähem kindel olla, et mind kuskil Kassaris näiteks näete ja siis ma ütlen, et lähme sinna põõsa alla ja vaatame ehted üle. Niimoodi ma olen aastaid läbi suve 2 kuud kindlasti kingin endale ja siis alati on ehted mul kaasas, mis ma ei hakka ja sellepärast ometigi linna minema kuhugi kivide vahele. Üks küsimus. Te nimetasite, et lapsele pannakse kaela helmed. Kurguhelmed ja. Ja need jäävad talle siis kaela eluks ajaks? Ka surmajärgsesse ellu.
ka surmajärgsesse ellu. Kuidas neid siis säetakse, kas need siis suuremaks tehakse või kas nad seisna, ma kujutan, et need lagunevad ju ära kunagi. Aga neid lükitigi kogu aeg, sest et sellel ajal olid ju takupaelad, mis tehti jälle natukene, vahatati ja ikka vahetati. Takupaeltega siis ja, aga mina pakun välja ikkagi praegu ikkagi metall, mis on kaetud silikooniga, ta hoiab ehet ja ta on tugev. Aga vanasti oli ikkagi aeg-ajalt jälle oli vaja uuesti lükkida. Ja siis vahepeal keegi kinkis midagi juurde, tulid jälle teised värvid juurde, aga ühevärvilised üldiselt olid kurguhelmed. Noh, lapseke kasvas, vahepeal oli vaja uuesti paela panna ja siis tuligi juurde üks helmekene või 2, kuidas laps kasvas. Kurguhelmed, kaelahelmed olid valatud klaasist. Eestimaal oli väga palju klaasitöökodasid. Ja oli ka laatadelt osteti poolvääriskive. Minul on poolvääriskivid. Ja värvid, mis siis olid rahvariietes, need siis pandi. Ja. Aitäh selle väga huvitava sissevaate eest. Ma julgeksin siin olla rohkem Eesti patrioot, et ka sügavas minevikus keskajal paistab olevat siiski see, et lihtsate talurahva ehete tegemine oli ka eestlaste üks pärisala ja sellele osutab üks sõna, mis on täitsa huvitav. Etekenmaker, keskajast pärit sõna, kusjuures eteken ei ole saksa sõna, vaid on ehe, kuigi selle üle võib vaielda ja maaker on tegija. Ja nii palju kui teada on, ei olnud need nüüd mingid kõrget klassi juveliirid, kullassepad ega hõbesepad Tallinnast või Tartust, vaid need olid lihtsamad sorti inimesed ja ilmselt ikkagi nii palju kui mõnel puhul on teada eestlased. See on nüüd üks asi. Ja teine on muidugi, mis puudutab preesi algupära, siis kahju küll, siin on tegemist suure kultuurivahetusega. Prees on saksakeelne sõna, see on alamsaksakeelne sõna õieti ja Vestfaalis väga laialt levinud murdeliselt. Aga ega sellest häda midagi pole, sellepärast et samal ajal on Helmes ja Helmekene, kui Lennart Meri vaimuna meie hulka tuleks, siis ta raiuks siin kui rauda, et Helmes on vana soome-ugri sõna. Nii et siin on tegemist niisuguse väga huvitava sulandumisega selles ehete kultuuris ja ehted oli palju sellel lihtsal taluinimesel ka maal kuskil nendes kihelkondades oli siis seda vara. See oli ikka ehetes enne kõike. Seda panditi. 16. sajandil on kaupmehed teinud kaupa maal inimestega toonud vilja või muud head kaupa linnast ja kui raha ei olnud, siis panditi ehted. Ja need ehted on 16. sajandil kaupmeeste arveraamatutesse kirja pandud. Kõike võimalikku kraami alates sellega, et härjad läksid panti, aga läksid ka ehted ja tõenäoliselt ka mõned rahvariided. Aga see on ülimalt raske uurimise valdkond, nii et ma tänan veel kord selle huvitava ettekande eest. Tänan, see oli väga huvitav asi, mis te praegu ütlesite, et panditi. Mina nagu eesti keelest arvan, et kas pantimine on ka edasiandmine teisele. See on siis, ma saan nii aru, et kui oli pere vaene, siis võeti pere vara ära ja ma ei usu, et ta nüüd sinna samasse kuhugi külasse sattus see eheks, et see ei läinud mitte ühest perest edasi teise. Et minul ei ole nagu ühtegi andmed sellist, et oleks ühest perest teise ehe läinud. Aga see jah, muidugi võeti ära, kui oli inimene mingi võlaga hakkama saanud. Aga see on väga kindlasti, ma unustasin sellest rääkida, et olid olemas meistrid, linnameistrid ja olid külameistrid olemas. Ja külameistrite tööd olid sellised natukene naivistlikumad ja natukene mitte nii professionaalsed, aga need on täiesti olemas. Neid ehteid on väga palju ka muuseumides ja erakogudes, mis on külameistri omaga. Tähendab külameistri tehtud, isegi 1800 keskpaigast tuli ju ka proovimärgised, mis näitavad seda, et milline meister seda tegi. Külameistril proovimärki peale õigust lüüa ei olnud ja need olid kõik sellised kohe väliselt näha, et ta on nagu lihtsamehe ja tal ei olnud ka proovi küljes. Ja mina olen siin praegu nagu võtnud koopiaid just selliste meistrite tööde järgi, sest et need on lihtsalt kõrgema professionaalsema tasemega tehtud. Et ma arvan, et
mu oskus on ka nii palju, et ma võin seda korrata, seda nagu meistritööd. Ja jah, see on õige, et on. Ja mina nimetaks tegelikult ka ennast ehtemeistriks, nii et mul ongi, ma ei taha mingi juveliir olla ja mul ongi nimekaardi peal ka ehtemeister. Ja meister on saksa keelest ja ehtekene on eesti keelest ja nii ta ongi, et ehtemeister olengi mina. Ja. Mis oli veel midagi äkki, millest praegu rääkis härra, et mis võis veel olla seal, mis võis olla arutluse all? Rohkem nagu meelde praegu jäänud. Aga kui on veel midagi, seesama prees te ütlesite enne, ma just mõtlesin, ma olen koju kohe hakkan lugema, et kogu aeg on õppida midagi loomulikult. Ei, ma ei hakka midagi ennem arvama, kui ma päris veendun olen, siis ma võin julgena vastu öelda, et ma ütlen, et inimene õpib eluaeg ja sureb ikka lollina, nii et see on kindel. Aga on veel midagi küsida või ütelda? No paistab, et praegu vist avalikud küsimused on otsa lõppenud, aga ma tean, et sul oli enne juba siin pildistamise ja näitamise järjekord ja ma arvan, et nüüd on neid rääkijaid võib-olla ehk siin juurdegi tulnud. Nii et äkki täname veel kord nüüd Keiut suure aplausiga. Ja kõigil, kel hammas veres, eks me siis otsime su suvel Hiiumaalt üles peale laulupidu. Jah, aitäh. Aga praegu palume siis kõiki ehteid imetlema ja kohvi jooma ja kringlit sööma, nagu tavaliselt. Ja vabandust, et ehted on kilekotis sellepärast, et 1. aprillil näituse avamine, et siis nad on kindlasti väga puhtad, et sellepärast on kilekotis, muidu ma oleks raudselt nad välja võtnud, lihtsalt mõni päev on ainult aega 1. Vot nii.